Nii. Kas see võib plaksu oli jõuda? Ma teen uuesti siis. Tahtsin, et saaks hästi kuulda, et mul oleks kerge sünkida. Oi jumalauda, teeme uuesti. Vähemalt intro on olemas. Tere! Mõni päev tagasi kirjutasin Instagrami ja YouTube'i, et kui on küsimus, siis võite küsida. Nii et me teeme ühe Q&A. Kas saad valmis? Ju ma pean olema. Nii, kust me siis alustame? Alustame algusest, esimesest küsimusest. Esimesest küsimusest. Kas tulevikus on veel mõni suurem Euroopa roadtrip plaanis? Jaa. Mis siis plaanis on? Ikka on plaanis. Mis meil plaanis on? Meil on plaanis Briti saared mingi hetk. Meil on plaanis madalmaad mingi hetk. Ja esialgu rohkem ei ole plaane, aga selles mõttes, et nagu soov oleks ikkagi iga aasta kuhugi minna. Et kas või tagasi nendesse riikidesse, kus me oleme juba käinud. Just. Näiteks Rumeenia ei nagu avastamata ja Bulgaaria ei suht avastamata. Ja isegi sihukestesse kohtadesse, kus me natuke rohkem avastasime, näiteks Kreeka ja Hispaania, ma võin sinna ka vabalt tagasi. Just. Nii et kunagi ikka. Ja võib-olla kui oleme, mõtleme väga suured, siis kunagi ikka tahaks väljaspool Euroopat ka minna, aga see... Jah, kui nagu elu võimaldaks, siis tahaks ikkagi Austraalia ja Ameerika ja miks mitte Aasia on ja. Aga need on sellised suured unistused. Ja võib-olla siis kunagi isegi nagu Aafrikas, kas sinna Marokosse. No Maroko on selline tehtav, jah. Et see ei ole nagu, pigem on see selline Euroopa pikendus, ma ütleks, et sinna ei ole nagu, aga sinna ei taha koeraga minna. Et see on see teema. Miks ei ole praegu sinna ronid ka. Nii, siis millal tuleb uus reis? Kes teab? Ei tea, sest ma ei tea, kas te teate, aga kui te ei tea, siis Matilda on meil müügis praegu. Et praegu on meil siis teised projektid käsil, et tahaks nendega kuhugi maani jõuda ja siis on ikkagi plaan nagu edasi minna reisidega. Jep. Nii, siis kas te igatsete ka bussielu vahel? Pidevalt, jah. Pigem küll, jah. Just seda osa, kus... eks seal ikka on nagu mingisugused eelistused on nagu püsival elul, mingid eelistused on bussielul, aga ikka on mõnikord, eriti kui me bussis vahepeal oleme, et me käisime nüüd Tallinnas tööl, siis olime bussis, oli siuke nostalgiline hetk. Mis riigid on seni kõige rohkem üllatunud? Üllatunud? Üllatanud. Ma ei teagi, mis kõige rohkem üllatanud on. Võib-olla endiselt ikkagi see Saksamaa. Jaa, ma ütleks ka, et Saksamaa oli ikkagi täiesti teine, mida ma olen nagu ette kujutanud. Bosnia, et mu vaimusilmas oli nagu mingi ülilogud ikkagi, tegelikult olid mega normaalsed teed. Jällegi inimesed olid väga toredad. Või üleüldse Balkani riigid, ma ütleks, oli kõik siuksed, mis nagu üllatasid. Ma ei tea, kas üllatasid. Ma nagu pigem nagu ootasin, et nad on sellises arenguetapis olevad riigid, aga väga ilusad riigid. Ma mõtlengi selles mõttes, et ma eeldasin hullemat, aga tegelikult nad nägid nagu paremad välja. Ma mõtlen seda. No jah, samas kui mõtlen nendel Albaania teedele, siis olid täpselt siuksed, nagu ma arvasin. No Albaania jah, aga ma mõtlen nagu mingit Ungarit ja Slovakkiat ja... No need ei ole enam Balkani riigid. No jah, nad ei ole, aga ma mõtlen Balkani tripi ajal. No seda nagu... küll, jah. Need ma teadsin, et need on Euroopa riigid, sellest ma ei tea. Nii kõige meeldejäävam hetk Euroopa reisidelt.
Ja nagu Kärt kuskil videos ütles, et kõige paremini jäävad meelde kõik negatiivsed asjad. Aga tegelikult nagu ma ütleks, et meil on võrdlemisi nagu positiivsed need reisid. Ei, muidugi jah, meil on tegelikult suht vähe nagu negatiivseid asju. Noh, ikka neid juhtunud on, aga mitte nii palju. Ja. Et jah, pigem ma ei teagi, mis need kõige positiivsemad kohad asjad on. Mis on meelde jäävam? Meelde jäävam või? Jah. Ma ei tea, see tuul viib meil kaamerad ära, aga kõik on meelde jääv. Minu jaoks on nagu keeruline seda öelda, sest kui ma neid videosid teen, siis ma vaatan kõiki neid klippe mingi 1000 korda läbi. Et siis eks ikka kõige paremini meeles see video, mis ma viimati tegin. Aga... No, minu jaoks on küll kõige meeldejäävam on üks asi on see, kui me jõudsime Albaaniasse, siis me jõudsime sinna ööbimisse ja siis seal oli see lambakarjataja, aga nagu me ei teadnud, et mingi auto seal seisab. Antonio ja siis ta sõitis meie bussi vastu ja me tagurdasime, ta sõitis edasi, siis ta jäi kõrval oli mingi hello, how are you, where are you from, aga nagu me olime nii negatiivsed too päevast, nii palju jamast olid, eriti no, kuna me sõitsime veel peegli too päev katki ja nii edasi. Ja siis see on minu jaoks, ma arvan, et kogu selle reisi jooksul see ongi mu kõige meeldejäävam päev üldse. Meil kõik pekki läks, nii et YouTube'is on see video olemas, saate vaadata, kes ei ole näinud. Nii, siis kas Vorst saab endale kunagi koerasõbra? Ei saa. Ei saa. Vorst on hästi kade selles mõttes, ta on nagu siuke memmekas, et ja, eks ta harjuks ära ilmselt ja talle ilmselt ka lõpukokkuvõttes võib-olla meeldiks, aga ma arvan, et tal võib-olla on raske selle dünaamikaga harjuda ja ta ei ole enam kõige noorem koer ka. Just. No ta on ikka räme memmeks, ta on harjunud kaisus magama ja ta on nagu harjunud number 1 olema, et isegi mu ema ütleb, et ta ei saa koera võtta, sest Vorst muidu oleks liiga kade. Et pigem ma arvan, et ei saa. Ja, Vorst jääb meie ainukeseks koeraks. Nii, mis edasi, mis on teie suurem plaan? Suurem plaan on siin teie selja taga, mida te ei näe, aga sellest kunagi teine kord äkki. Aga jah, uus kodu on siis praegune kõige suurem projekt meil käsil. Ja, et jällegi Instas on meil isegi highlight olemas uue koduga, et kes huvitab, siis te saate sealt vaadata, et kuhu ossime. No tegema peame nagunii ütlema, kuhu me selle ossime. No ei, me ossime Saaremaal ja see ei ole nagu mingi saladus, et me praegu oleme ka siin Saaremaal ja meie uus kodu on siis Saaremaal. Just. Aga sellega on päris palju huvitavaid lugusid, nii et... Aga me veel ei saa, meil on tegelikult teile mitu videot filmitud, aga me ei saa veel neid üles panna teatud põhjustel, aga saate kunagi järgi vaadata ja siis me ilmselt räägime ja kordame täna siin samu asju, mida me juba toon hetkel seal. Nii, kõige naljakam või ootamatu seik teie uues elus, no ehk siis praeguses seigas, ma arvan. Mis asi kõige naljakam või ootamatum? Ootamatum ma vaatan sinna, see oli päris ootamatu mu jaoks, aga või noh, jah, lõppkokkuvõttes ei olnud nii ootamatu, aga jah. No tegelikult ikka suht oli, sest me olime arvestanud teiste plaanidega. Jah, et kogu see projekt on ootamatu olnud. Ja. Et plaanid olid natuke teistsugused ja reaalsuses on välja tulnud midagi muud. Mis on olnud kogu selle muutuse juures kõige suurem õppetund? Miks sa minu otsa vaatad? Õppetund on see, et sul õiged inimesed peavad kõrval olema. Et kui sa nagu ise hakkad asju otsima ja tegema, siis läheb tohutu aeg. Aga kui on nagu inimene, kes oskab asju teha, siis pigem nagu rääkida temaga ja küll ta tegeleb, ma arvan. Jah, et võib-olla jah, see on hea õppetund, et kõik ei pea ise kogu aeg punnitama. Just. Aga mis ma ütleks veel, mis on õppetund, võib-olla on see, et no ma veel ei saa öelda, aga ma arvan, et nii on, et alati on mingi lahendus, et kunagi ei ole niisugust väljapääsmatust olukorda ja nii ongi jah, ega ei saa seda. Sa võid oma plaani sättida nii hästi, kui sa sätid, aga elul on omad käigud. Nii. Ja neid käike meil viimasel liiga palju olnud. Kuidas te oma vahel suuri otsuseid teete? Ints ütleb, ma kuulan.
no päris nii ei ole, aga ma ei tea, kuidagi ise jooksevad tegelikult. Ma ütleks, et me ei võta nagu väga suuri otsuseid vastu. No mingid otsused oleme muidugi on võtnud, see bussi ost on ja oli üks tegelikult väga suur otsus meie jaoks või nagu... Sa mõtled nagu Matilda ost? Ja, oli muidugi. No me olime tol ajal... Elu muutev. No jah, me olime tol ajal ainult 3 kuud koos olnud. Jah. Et iga normaalne inimene saab aru, et see nagu ei olnud just kõige, aga meil selles mõttes kõik siiamaani oleme koos. Siiamaani veel oleme, jah, võib-olla, kui vaatame, kui see projekt läbi on, kas siis ka nii. Siis oligi reisidel olemine on, et kuhu teha, mis iganes. Ja, aga see on ka kuidagi, see on nagu loogiliselt kuidagi tulnud, et me ei ole nagu istunud maas, mõelnud, kuhu me nüüd lähme. Et see on kuidagi nagu loomulikult on tulnud, tegime esimese reisi ära ja siis meil kohe oli nagu mõte, nüüd lähme sinna ja selle reisi ajal juba tekkis mõte järgmiseks reisiks ja nagu niimoodi kuidagi on see sujuvalt nagu tulnud. Ja eks see on nagu selles mõttes ka loogiline, et kaardi pealt nagu kõik need asjad saaks käidud, nagu nii öelda. Siis, ehk siis ongi eelmise maja müük. No see on nagu, ma ütleks, et see on üks otsus, et me müüme nagu selle maja maha ja muretseme omale uue kodu, et see on üks otsus olnud. Ja see otsus ka oli nagu tegelikult väga lihtne, ma ütleks. No tegelikult ei olnud, sest me tegelikult aasta enne seda mõtlesime ka seda otsust, aga siis me ikkagi mõtlesime, et me ikka ei saa selle ehitamisaastaga hakkama, siis see jäi jälle niimoodi ja siis me tulime reisilt tagasi, siis me suvel vist sai kopp ette ja siis me otsime, et nüüd on kõik. Jah, me suvel seal tegime mingid töid seal õues ja teed ja midagi nagu ei muutu või midagi ei lähe nagu paremaks niivõrd kuivõrd, et seal oligi, seal vanas kodus oli nii, et enne Kärdi sünnipäeva pidi iga kord üks projekt valmis olema, et Kärdi sünnipäeva oleks parem pidada. Ja nii ta läks, aga see oli nagu siuke, Ja me ei olnud nagu õnnelikud seal. Jah, et see oli liiga suur kohustus meie jaoks. Ja see oli lihtsalt meie jaoks nagu suur majaga, mis... Jah, et see oli veel liiga suur meile elamiseks. Mis motiveerib teid kõige rohkem edasi tegutsema? Ma ei tea, mina ütleks, et siuke rahulolu ja heaolu eluga lihtsalt. Just see, et endal oleks nagu parem olla, et me võime ükskõik kui palju tõmmelda kellegi teise pärast, aga see ei ole see, mis nagu motiveeriks, et motiveerib ikkagi see, et endal oleks hea elu, on ju. Või mis hea elu, see, mis asi on hea elu, on ka muidugi nagu per inimene väga erinev. Et mõne jaoks on hea elu see, kui tal on mingi luksusvärk ja särke. Meie jaoks on hea elu see, kui on nagu rahulik. Just, me ei pea nagu tõmblema mingit asjadega, me saame reisida, me saame nagu lihtsalt olla. Just, et me saame teha asju nii, nagu me parasjagu ise tahame. Kui me tahame, me saame minna reisile, kui me tahame, me saame olla kodus rahulikult ja nii edasi. Mis tööd teete Saaremaal? Ei tee otseselt Saaremaal tööd. Ja, meil mõlemal on tegelikult põhikontor Tallinnas. Ja, et me teeme siis nii-öelda remote-tööd. Ja, meil on kaugtöö, vahepeal peame Tallinnas käima, siis käime. Ja, et see lubab meil ka reisida, et me saame reisi ajal olles, ükskõik kus olles siis nagu tööd teha ja nii edasi, et see on, et otseselt jah, ei ole Saaremaaga kuidagi töö seotud. Ja, mina siis olen õppedisainer. Ja mina teen siis mingit IT-asja vahepeal. IT-asja vahepeal. Nii, miks just maakodu ja miks Saaremaa? Miks just maakodu ja miks Saaremaa või? No need kaks lauset juba käivad nagu kokku. No tegelikult ei käi, Saaremaal on ka linn ikkagi. Ei no jah, aga ikkagi... Aga jah, selles mõttes, kui sa mõtled Saaremaa peale, sa ei mõtle, et Kuressaare paneelikas. Aga miks? Sest rahulik on. Rahulik on, jah. Me just käisime Tallinnas, ma pidin 2 päeva Tallinnas olema, Kohutav. Ma lihtsalt ei taha, jah. Jah, meile meeldib loodus, meile meeldib vaikus, meile meeldib rahu. Ja Saaremaal on kõik käe ja ulatus, mis on nagu hea. Just. Ja see ongi kõige tähtsam minu arvast, et ma ei peaks linna sõitmiseks mingi 50 minutit sõitma, et jõuda ühest siis kas teist sellel ajal istuma ummikutes valgusfoori taga ja nii edasi. Et ma pigem, mulle meeldib see, et ma saan kiiresti igale poole. Jah, ja mul on ka nagu juured siit Saaremaalt selles mõttes, et ma pool sugu saan sõita. Nii, suurim katsumus seni maal elades. Praegu me veel otseselt siin ei ela. Ei, me elame ikkagi maal, mitte küll siin oma maal,
aga me elame jah. Noh, see suurim katsumus ongi see video, mida te kunagi võib-olla näete. Jah, ma arvan küll. Siis on näha seda katsumust väga hästi. Ma ei taha nagu otseselt sellest rääkida, aga ma arvan, et see video näitab tunduvalt paremini kõike seda asja, seda katsumust. Jah. Et no ütleme, siiamaani on kõik olnud katsumus suhteliselt. Pigem on. Mis on seni parim osa uuest elust? Ma ei tea, ma ei ütleks, et Polegi head osa või? Ei, head osa on ikka, aga noh, eks ikkagi ongi see kohanemine Saaremaaga on tegelikult väga kiire olnud. Et mina ütleks, et see Saaremaa ikkagi elu on nagu palju parem kui meil, või noh, mul vähemalt nagu Sakus oli, et siin on ikkagi seda loodust ja tegevust on palju rohkem. Sest sa pead kogu tööd tegema, sul on nagu tegevust. Ei, ma mõtlen nagu selles mõttes, ma käisin ju seal ametikoolis ja mingit sükest asja ka. Ja. No jah, sa oled aktiivist, jah. Et siin on nagu rohkem sükest tahtmist ja no seda looduslikku elu ka, et ma ei pea kogu aeg automüra sees olema. Jah. Ja ma ütlekski, et ka see rahu, et ikkagi väga rahulik on. Just. Kas on oodata ka remondi ja ehitusvideoid? On, võib-olla mitte. No eks näis, me ei tea, võib-olla meil ei ole näidata midagi. On. No meil siiamaani on nagu kõik üles filmitud, mis me oleme teinud kuidagi moodi on ja kogu see teekond, kuidas me oleme jõudnud sellest algusest ja siiani. Ja see erinevus on nagu väga drastiline tegelikult ja see tulemus peaks olema veel drastilisem. Aga seal on mingid agad, millest ma praegu ei tahaks rääkida, aga no ma tahaks öelda, et 90% et tulevad videod. Jah. Jah, nüüd ongi juba, et millal tuleb rohkem maja contenti. No tõenäoliselt lähinädalatel midagi hakkame äkki postitama. No äkki jah, et see nädal me paneme nüüd, täna on meil laupäev. Yeah. Homme läheb see Q&A üles, et võib-olla järgmine pühapäev siis. Aga no vaatame seda asja. Mis saab vanast Matildast? No seda me juba põhimõtteliselt vastasime jah, et ta on müügis. Kaks sükest huvilist on olnud, aga keegi veel vaatama ei ole tulnud ja müüdud veel ei ole. Aga jah, hetkel ta läheks müüki, sest meil on ressurssi vaja mujale panna. Ja noh, seda enam, et me ilmselgelt lähima aasta jooksul kindlasti ei jõua kuhugi reisima, et siis ta nagu seisab siin niisama, et sellel ei ole mõtet. Ja mis on olnud seni kõige raskem kodu ehitamise juures? No meil on hetkel olnud paberimajandus, ma ütleks. Ma ütleks ka, et kõige tüütum ja kõige nõmedam. Just, et see on jah, kõige hullem. Ja inimestega suhtlemine. Eriti inimestega, kellega ma tahan suhelda, aga nad ei taha minuga suhelda. Aga seda ma praegu siin ei hakka. Ja seda räägime teine kord teile. Ja. Me rääkimata ei jätta. Ja. Nii, kuidas te valite, mida ise teha ja mille või kelle appi võtta? See käib siis ehituse kohta ilmselt. Ma arvan küll, jah. Põhimõtteliselt valime selle järgi, mis on otstarbekas, nagu, et kuna me oleme ikkagi kodutud hetkel, et siis eesmärk ikkagi oleks, et sügisel saaks uues kodus vähemalt osaliselt sees elada, et siis ei ole väga otstarbekas võib-olla kõike ise teha ja no mingid asjad on ikka väga spetsiifilised, et ega ma ei ole ju nagu mingi elukutselt ehitaja, et ja no ongi näiteks mingi vannitoa tegemine, et eriti kuna see on nagu suht siuke asi, kus on nagu niiskust ja asju, mis nõuab spetsialisti, siis ikkagi tasub teha inimene, kes nagu on spetsialist sellel alal. Elektrid, siuksed teised asjad ka, et jah. Ja no kui abi ka, et kui meil ongi vaja liigutada mingeid suuri asju ja mis iganes, siis ka seal on see nagu oluline. Jah, sellest mingis videos tuleb ilmselt juttu ka, et meil on selle kohta head näited olemas. Ja. Nii, mis on teie unistuste lõpptulemus selle koduga? Unistuste lõpptulemus? Et see valmis saaks. Et see valmis saaks. Ei no, kui ma siin nagu ringi vaatan, siis mul ikka silme ees midagi nagu on. Aga ongi see, et maja on valmis, et ta ülaplamiskujud on suhteliselt madalad. Võimalikult väiksed. Just, et meil on nagu vabadus ka ringi reisida ja nii edasi, et me ei ole nagu kuidagi nagu, ma ei tea, koduvangis või oma koduvangis nagu. Et me ei tunne, et me nagu
peame olema kogu aeg, ma ei tea, tank Kodus, taga, jah. et kodus laenud üle pea kaela ja nii edasi ja nii just. edasi. Et pigem niisugune rahulik elu igatepidi, et sa ei pea tundma nagu mingit stressi ja nii edasi, et kas mul mingid laenud nii suured, rahad nii suured, kui me nüüd läheme sinna reisile, siis oi ja nii edasi, et tahaks, et elu oleks nagu võimalikult lihtne ja vaba. Et te peaks muretsema ressursi ja muude asjade pärast. Just. Kui te saaks uuesti alustada, mida teeksite teisiti? Kus kohas te nagu? Võib-olla me ei oleks siin. Samas ma ei tea, noh. Võib-olla ma läks... ma arvan, et me tingiks rohkem kindlasti raha alla sellega, mis me ostsime selle koha. Et seda oleks tinginud kindlasti rohkem. Ja. Hetkel me seda ei teinud üldse, kuigi oleks pidanud. Jah, noh, sellel on jälle omad jutud, aga jah, selles mõttes, et jah, noh, kui ma oleks nagu ette teatud, et kuidas siin asjad lähevad, siis ilmselt me oleks nagu mitu korda rohkem läbi mõelnud ja võib-olla me ei oleks nagu täpselt selle asukoha peal. Ja. Samas ma ei saa midagi öelda, see asukoht on super, nagu, aga nagu noh, kokkuvõttes ikkagi. No teoreetiliselt oli see viimane, kus mingisugused fun küsimused on ka, aga ma ei tea, kas me jõuame veel palju meil akut on. No räägime nii kaua, kui räägime. Buss või maja? Oleneb mille jaoks. Kui nagu püsiva koduna, siis kindlasti maja ja reisimiseks kindlasti buss, et ma arvaks, et vähemalt lähitulevikus, nii kaua kuni mul veel eluvaim on ja tervist on, siis ma näeks ikkagi mõlemat oma elu osa. Ja, mina ka. Kas reisimine või pigem koduprojekt? Kumb on lõbusam? No reisimine on kindlasti lõbusam nagu, aga ma arvan, et see koduprojekt on ka see, mis on nagu vajalik ja noh, ka huvitav nagu meie jaoks kindlasti, aga see on ka kindlasti väga vajalik, et seda reisimist nagu nii-öelda toetada. Ja. Et see tegelikult on ju see, mis algatas kogu selle asja nagu, et meil oleks nagu võimalus vabamalt ja paremini reisida. Kõige suurem hirm seoses uue eluetapiga? Et ei kuku asjad välja nii nagu jälle peasaade võib-olla ette kujutat. Jah, no praegu on meil ainult üks probleem tegelikult. Jah. Ja ma ei taha sellest rääkima, olen nii närvi kohe. Me räägime sellest teine kord. Meil on nagu põhimõtteliselt praegu üks probleem ja me räägime, kui need asjad on nagu kuhugi poole, kas siis ühele poole või teisele poole on selgunud, siis me räägime nendest, aga põhimõtteliselt nagu muid hirme ei ole, et ainult üks. Ja see ei ole ka hirm, vaid see on siuke nagu, ma ei tea, stressi tekitav lihtsalt. Just. No see on, noh, me räägime sellest teine kord. Ja mis teid praegu kõige rohkem elevile ajab? Elevile ajab, see, mis teie selja taga on. Jah, kui see saaks äkki augustiks püsti, siis see, mis sealt edasi hakkab saama, see on ka päris siuke elevist. Sa juba rääkisid kõik ära jälle ja spoilisid ära. Ei spoilinud. Püsti saab. No, maja seinad võivad ka püsti saada. Just, aga meil on maja ju. No. Kuidas seal saavad seinad püsti siis saada, siis need on juba püsti ju. No, jah, saavad ikka. Saab ikka, saad ju teha, võtad seinad maha ja paned seinad püsti. Ikka saab ju. Olgu kallis. No, teeme siis selle küsimuse. Ei, me ei tee uuesti, ma ei viitsi lõigata, ma panen otse kleebin. Ei, kleebi seda tavaliselt, nagu Eesti YouTuberid ikka panevad otse kõik, mis kaamerast tuleb, panevad sinna ja valmis, noh. Olgu. Et sa ise rikkusid selle just praegu ära. Ma arvan, et keegi poleks süvenenud sellesse. Ma kõik mehed oleks aru saanud. Ei oleks mitte keegi. Aga rohkem küsimusi ei ole. Olgu. Siis lähen tõstan selle faili kaamerast arvutisse ja arvutist YouTube'i ja valmis. Ja, nii et kui teil on veel küsimusi, siis kirjutage ja siis ma jälle vastan teile seal. Ja jällegist, kui tahate rohkem meie eluga, siis vaadake meie Instagrami, et seal me oleme palju aktiivsemad kui YouTube'is. Oleme või? Mida seal viimati mingi postistus oli? Eelmine nädal. Eelmine nädal? Ei, see nädal, siis kui ma neid põõsaid ja asju löökisin. Kord nädalas, see ei olnud see nädal. Oli küll. No, igatahes te ei pea meie peretriisi kohe kohtama. Head aega. Hüvasti.